puhkuseid ja reise ja üritusi koos on nagunii ja need on ka mälestused, aga pärast sellist koos arenemist ja õppimist tegelikult sa tunned nii palju suuremat lähedust. Ja see tõesti ongi nagu selline uuesti taasloomine, et kui asjad nagu ajaga ikkagi nagu natuke kuluvad ja muutuvad harjumuspäraseks ja tavaliseks, et siis on nii selline tulla siia ja võib-olla tegeleda isegi nende tahkudega, millest sa enne ei olnudki teadlik, et see on üldse mingi tahk, millega tegeleda. Hästi kurb oleks tegelikult palju hiljem saada aru, et märganudki neid õigeid asju. Tahtsin tegelikult head, ma tahtsin aidata, aga ma ei teinud seda oma partnerile vajalikul viisil, teda aitaval viisil, et ma tegin seda oma viisil. Aga need viisid ei ole meil alati samad, tihtipeale ei olegi samad. Et siis, kuidas ma ei teadnud sellest või miks ma ei võinud teada või ma oleksin teinud nii või ma oleksin võinud teha naa. Just mida see teine pool vajab või kuidas ta seda vajab, et mina olen nagu nüüd parandama asju haamriga, aga mõni asi tahab saada võib-olla lihtsalt pai. Ja vahel, kui need vestlused ei lähe nii sügavaks lihtsalt, et kuidagi, kui see koht on selline ja sul on koolitaja, sul on teine keskkond, spetsiaalne aeg, mis ongi täpselt selleks ette nähtud, siis sa lähed sügavamale, sa mõtled rohkem läbi. Sa jõuad palju kaugemale. Mind hämmastab see isegi teistkordsel käimisel, kui sügavale enda sisemusse tehnika abil on võimalik vaadata ja eriti kui oled teist korda, et mis sa õpid juurde? Kõigepealt see tehnika nagu hägustab alateadvuse asju lahti haakida. On väga palju erinevates eluetappides, erinevates suhetes võib-olla alateadlikud probleemid esile, millest ei olnud varem aimugi, mingid vajadused, mingid varjatud teemad. Kuigi ma arvasin, et ma olen oma kõige tumedamad teemad juba enda jaoks avanud, nendega tegelenud ja läbi selle muutunud. Teist korda selle koolituse läbi siis ma sain aru, et neid teemasid, neid varjatud teemasid enda sees ja ma arvasin, et ma olen nendega tegelenud, siis ja nad kerkivad esile, kui me oleme elus mingisuguses teises situatsioonis või teise inimesega koos. Ja kui nendega ei tegele, siis tundub, et neid pole olemas, aga nad põhjustavad suur valu. Selline suur teadmatus, miks see valu on, siis selle probleemi avad. Areneda isiklikul tasandil veel kaugemale, avades endas veel rohkem varjatud teemasid, mida ma ei osanud isegi esimesel korral. Et see oskus kaevata kasvab. Inimesed, kes on vähe alles koos olnud, mis te nendele soovitate? Kas nendel on siit midagi saada? Kindlasti on saada, väga palju saada. Miks oodata ära see hetk, kui asjad hakkavad minema halvasti, kui on juba pinged, kui sa enam isegi ei oska, ei saa normaalselt rääkida omavahel, et miks alles siis otsida, miks seda kasutada nagu abi otsimiseks, siis kui on suured mured, et miks mitte täpselt kasutada seda üldse nagu õppimise faasis, et muresid ei tuleks, et me jõuaks kokku, et me saame suhelda praegu palju vabamalt, sest meil ei ole suuri pingeid üleval. Kui palju raskem on hakata nende asjadega siis tegelema, kui meil on juba suured pinged, suured tülid, meil on mingisugused, ma arvan, et algusfaasis on hästi palju lihtsam ja saab ära lihtsalt nii palju kurbust, ja mitte mõistmist. Usun, et see annab lihtsalt palju ilusama suhte. Mõnedele sõpradele rääkisin, et ma tulen jälle imaga koolitusele, siis nende esimene reaktsioon oli, et teil on juba probleemid või? Ütlesin, et veel ei ole ja ma ei taha, et peaks. Mida te soovitate nendele paaridele, kes kahtlevad, kas sellele koolitusele tulla või mitte? Kui
tahaks, et midagi muutuks. Ja sa oled proovinud juba vahendeid, mida sa oled varem proovinud ja midagi pole muutunud. Siis on võib-olla põhjus sügavamal, et ja need sügavad põhjused saad sa siin ise vabatahtlikult üles leida. Igal juhul ma ei tea mitte kedagi, kes oleks seal koolitsel käinud ja öelnud pärast, et ma ei leidnud midagi. Kõik on nagu vapustatud sellest, et ahaa-moment on kõva ja kui sa teed neid samu asju, mida sa oled siiamaani teinud, siis sulle tõenäoliselt jääbki see suhe, mis sul siiamaani on olnud. Et kui sa päriselt tahad nüüd, et ikkagi midagi muutuks ja sulle ei sobi see, mis sul on praegu ja siiamaani olnud, siis tasub kindlasti tulla. Aga mitte kindlasti ootusega, et ma käin siin 2 päeva ära ja siis mul on nüüd ideaalne suhe. Et on tulla siis, kui sa tõsiselt tahad, oled valmis ennast avama ja oled valmis igapäevaselt väikseid sammukesid selle nimel, et sul oleks see parem suhe. Keegi sulle kandikul seda ei too, ootusest, et paariline peab endas muutma ühte või teist, ei piisa, peab tahtmagi ise muutuda. Omalt poolt võib-olla lisaksin, et hästi tihti kohanud, et meestel on raske võib-olla see tulla, aga mul oli võib-olla alguses tunne, et nüüd hakkavad mitu naist minuga nagu, et ta nurka suruda või et hoopis teistmoodi asi, et mitte mingisugune hookus-pookus ega nõidumine, väga realistlik, loogiline lähenemine ja probleemide lahendamisele, et kui oled kunagi tabanud ennast mõtlemast, et miks ta ometi ratsionaalselt ei mõtle neid asju läbi või kuidas ta must aru ei saa, et see pole ju loogiline, et siin muutub kõik loogiliseks lihtsalt. Ei pea kartma seda, et mul on kuidagi valed iseloomujooned või ma olen teinud valesti, et siin ei ole mitte midagi valesti, keegi ei käitu valesti, vaid see ongi see, kuidas me mõistame seda, mida me teeme, mida teine pool teeb. Et sulle tulles ei ole nii, et kedagi hakatakse parandama või koolitaja toetab mõlemat poolt täpselt võrdselt. Nad ongi täpselt võrdsed ja nende teguviisid on nende jaoks ongi nagu need õiged või ei ole nii, et peaks tundma kuidagi, ma ei tea, süütunnet, et ma ei ole olnud selline või selline käitumine ei sobi ja muuda ennast, et me kõik oleme need, kes me oleme ja meil on tegelikult vaja toetust sellisena, kes me oleme. Ja siin ongi hästi armas see, et koolitaja ei ole lihtsalt erapooletu, vaid on mõlemat poolt toetav. Et mõlemad saavad toetust sellisena, kes nad on. Ma võib-olla isegi lisaksin siia juurde, et siin saavad pooltest partid. Ja see on nagu rohkem ühine üritus, kui varem ei ole see koostöö sujunud, siis see on võib-olla see hea koht, kus. Isegi kui koostöö on sujunud ja sujub, siis on ikkagi hästi palju alati teineteiselt õppida, teineteise kohta õppida. Ja see lihtsalt kuidagi ei tule peale selle igapäevaelu virvaris välja. Ja on nii hea võtta see aeg, keskenduda teineteisele, iseendale, et natuke analüüsida oma peas neid asju läbi. Sa märkad, kes sa ole ja märkad, kes su kõrval on. Hea kvaliteetaja veetmine.